Tere, mina olen Mikk Kingo Speitsist. Varsti on käes pühade periood. See tähendab seda, et osad, mis sõidavad maale Vanamaale külla, osad sõidavad Soome, Rootsi suusapuhkusele, aga selge on see, et võib-olla tavalisest rohkem pikki autosõite meil tuleb ette võtta. Selles videos ma tahangi sulle rääkida sellest, kuidas sa saad hoida autoroolis enda meele erksa, unisuse eemal ja garanteerida selle, et sa peale 2-3 tunnist autosõitu autost välja astudes oleksid peaaegu sama energiline ja sama puhanud kui siis, kui sa autosõiduga alustasid. Kõigepealt ma räägin sulle kõige olulisemast. See on söök ja jook. Tihtipeale, mida me autoroolis pikki otsi tehes teeme, on see, et me peatume kuskil bensujaamas, kui meil läheb kõht tühjaks ja võtame midagi hästi lihtsasti tarbitavad. On see siis hot dog, mingisugune kabanoss, bagett, saiakesed ja joogiks võtame energiajooki, sellepärast et kes siis ei tahaks olla energiline ja terava fookusega autoroolis. Tegelikult aga, mis nende asjade probleem on? Probleem on selles, et nad sisaldavad väga palju süsivesikuid. Jah, süsivesikud annavad meile korraks palju energiat, aga siis kukub meie veresuhkrutase kolinal alla, kusjuures alla isegi sinu baaspiiri ja kuidas keha sellele reageerib, sa muutud tohutult uniseks ja sa kaotad enda fookust. Võib-olla sa oled seda tähele pannud siis, kui sa oled lõunaks ära söönud näiteks suure pitsa või hamburgeri või midagi muud väga süsivesiku rohket, siis umbes poole tunni pärast sa lihtsalt tahaksid minna, visata diivanile pikali ja lihtsalt puhata. Ja see on täpselt seesama efekt ja tema nimi on, selle efekti nimi on reaktiivne hüpoglükeemia. Ja see on täpselt see, mida me tahame autoroolis vältida. Nii et süsivesikurikkad söögid ja joogid on kindel ei. Mida siis sa peaksid sööma autoroolis? Sa peaksid sööma kõrge rasvasisaldusega ja kõrge valgusisaldusega toite. Rasvad ja valgud hoiavad esiteks meil kõhu kaua täis ja teiseks nad ei manipuleeri sinu veresuhkru tasemega, mis tähendab seda, et seda reaktiivset hüpoglükeemiat ei teki. Nii, ma korra peatan auto kinni ja ma näitan seda, mida mina endale kaasa võtan sellisteks pikkadeks autosõitudeks. Mina usu teen ise endale valgupatoone. Sellised näevad nad välja. Nad on kohutavalt maitsvad, nad on maitsvamad kui mis tahes batooni sa saad osta endale poest ja see batoon on kõrge valgu ja kõrge rasvasisaldusega täpselt seda, mida meil vaja on. Kuna ma teen seda ise, siis ma tean, et see on ka väga kvaliteetne ja sa saad samamoodi seda batooni ise teha. Ma panen sulle selle retsepti siia video alla. See ei ole mitte mingisugused kokakunsti meeletuid oskusi vaja, kui sa suudad valmistada endale võileiba, siis sa suudad endale valmistada ka seda batooni. Sööd ühe sellise pisikese ruudukese ära ja 2-3 tundi hoiab su kõhu mõnusasti täis. Kui sa aga ei viitsi batoone valmistada või mis veel tõenäolisem, sa valmistada, aga sa sööd nad kõik ära ja autosõiduks midagi ei jää, siis ma hüppan selja taga olevasse bensiinijaama ja ma näitan, et mida bensiinijaama valikust oleks sul mõistlik enda söögiks ja joogiks valida. Nii, ma olen bensiinijaamas tagasi ja tuleb tõdeda, et valik on lai, aga midagi täisväärtuslikku sealt leida on väga raske. Aga toiduks ma võtsin linnutatud liha, see on konkreetselt kanalihaga, aga neid on ka kalkuniliha või siis veiselihaga. Ja nende probleem on tihtipeale see, et kuigi neil on kõrge valgusisaldus ja madal süsivesikusisaldus, siis tihti ei ole siin eriti palju rasva. Nii et selleks, et rasva juurde saada, ma võtsin juustu kõrvale. No see ei ole ideaalne valik, aga samas sellised juustupulgad on väga lihtsasti tarbitavad ja nagu ma ütlesin, seda hoiavad kõhu paremini täis. Nii et sellistest asjadest võiksid alustada. Siis üks, mis on paljud nimetavad seda joogiks, keefir või siis ka näiteks täispiim. Mina nimetan seda pigem söögiks, sellepärast, et tal on valku päris palju sees. Siit sa saad ka mõningal määral rasva. Nii et selline mõnus vahepealne toode, toit, jook. Nii et sellised kõrge rasva ja valgusisaldusega, aga madala süsivesiku sisaldusega toidud aitavad sul veresuhkrut stabiilsena hoida.
kõikidel King of Spadesi meestel on siinkohal juba stardipositsioon palju parem, aga juhul, kui sa veel ei ole King of Spadesi enda toetuseks valinud, siis tea, et King of Spadesis on sees resveratrool ja on sees viinamarjaseemne ekstrakt, mis mõlemad on uuringutes näidanud, et nad suudavad samamoodi olulisel määral aidata veresuhkrut stabiilsemana hoida, nii et kui sa ikkagi tahad väikest süsivesikut sinna juurde lisada, siis King of Spades aitab selle halba mõju oluliselt vähendada. Ja joogiks, nagu ma ütlesin, siis keefir või piim on selline söökjook, aga minu enda lemmik on kõrge mineraalide sisaldusega gaseeritud vesi. Ja just seda sellel põhjusel, et esiteks ta ei anna sulle lisaenergiat, mida sa autos väga palju niikuinii ei kuluta, aga kuna tal on hästi spetsiifiline maitse ja tal on siin mullid sees, siis see tähendab seda, et sa jood teda aeglasemini. Sa ei joo teda või sa ei kulista teda kiiresti alla. Ja miks see oluline on? Sellepärast, et muidu hakkab loodus kutsuma. Ja tavaliselt loodus hakkab kutsuma sellisel hetkel, kui üks bensojaam on selja taha jäetud ja järgmine bensojaam on 50 kilomeetri pärast. Ja just sellel põhjusel ma võtsin küll bensiinijaamast ka kohvi ja kohv on tegelikult väga hea jook ja kofeiin on teada-tuntud ja üpris turvaline erguti ja ta aitab sul autoroolis fookust hoida. Aga samas kofeiin on ka diureetik, mis tähendab seda, et ta viib kehast vett välja. Ja kui sul ei ole lihtne ligipääs tualetile, siis sa pead sellega arvestama, et kui sa jood ära 1-2 topsi kohvi, siis suhteliselt varsti peale seda tuleb sul hakata tualetti otsima. Ja enne kui ma siit bensojaamast uuesti autonina Pärnu poole keeran, siis harjutused. Neid ma hetkel näitama ei hakka. Eelmise nädala videos füsioterapeut Georg Laasik näitas, kuidas sa sellises väikeses ruumis sundasendis saad teha väga tõhusa harjutuste kompleksi. Seda sa loomulikult pead tegema siis, kui sa reaalselt autot ei juhi, aga siiski sa ei pea autost välja minema selleks, et mitut seda teha. Aga need vabastavad su lihaspingeid õlgadest, parandavad verevarustust nii edasi. Nii et see aitab samamoodi sellisele värskele mõnusale olekule kaasa. Ehk et peale pikka autosõitu saad sa ennast ikkagi värskena tunda. Võta need näpunäited tarvitusele kõrge valk, kõrge rasv, madal süsivesik, vaata, mida sa jood, kui palju sa jood autoroolis, tee oma harjutusi ja sinu autosõidu kvaliteet või pikamaasõidu kvaliteet paraneb hüppeliselt. Juhul, kui sul hakkavad King of Spadesi varud otsa saama, siis www.kingofspades.ee saad neid lihtsasti juurde tellida. Ma loodan, et sellest videost tuli sul abi. Kohtume järgmisel korral.